Aga armas Anne, hingele hämara õilmelist hellust, silmiste suurt päikest ja kelmust, kõike kaunist, mis armsaks teeb elu, kurve ja sirgeid teid, neis peitubki võlu. Palju õnne sulle, kallis Anne! Aitäh! See on meie armsa töökakollektiivi poolt. Ja väga ilusad hinned. Ja soovisin sinuga. Kus sul lillene on? Palun vaata nüüd. Ma tahan eest ära. Kus meil on? Kes kirjutas vist? Sina ise kirjutasid vastu. Pane seda laua peale. No nii, kallis Anne. Me oleme jälle siin. Me olime 5 aastat tagasi. Ja millegipärast, kui ma Annet näen, siis tekib alati tunne, et ma tahaks luules lugeda. Ma tahaks laulda seda Tiina laulu. See tuleb mulle seda taamine palju rohkem. Aga me oleme koos ülikooliga nii kaua koos kasvanud, et me ei kujutagi nagu ette, kuidas võiks olla ilma ja parem ärme tahamegi ilma olla. Nii et me loodame, et sa püsid ja juhatad meid õigele rajale ja kõigud koos selle keskliiniga täpselt nii nagu peab ja hoiad meid alati pohjas, et me ei kaotaks põhilist sihti silmadest. Täname sind väga tehtud töö eest ja soovime sulle edu ja head tervist ja võitleme koos edasi. Palju õnne sulle ja me tuleme jälle tagasi varsti. Tead, need aastad lähevad nii ruttu. Aitäh. Kallis Anne, et jah, see on see, et ma vaatan, mis pilt mulle pihku pandi sulle kingituseks, et teatud oskused meil kunagi nii-öelda ei kao ja kinnistuvad ajus seal kuskil sügavatel sagarates ja ei unune. Aga et sa nüüd ära ei unustad, kuhu sa hommikuti tööle pead tulema. See on selline pilt. Siis, et vaatad hommikul seina peale, siis tuleb meelde, kuhu sa minema pead. Kus suunas? Jah, kuhu suunas minema pead. Ja ikka neid aastaid siin veel pikalt oleks, siis edu ja jaksu. Aitäh. Muide, see on väga ilus pilt, ma olen seda ammu juba igatsenud. Et ma ka kunagi saaks endale sellise tõesti ilusa näite. Tänu sellistele andedele püstib Eesti Vabariik. Nii et siin veel lugusid, põnevaid lugusid Eesti ajaloost, aga ma olen kindel, et sinu sulest võiks ka tulla 100 põnevat lugu Eesti Maaülikooli, varem siis EPA ajaloost ja enamgi veel kogu selle loomakasvatuse õpetamise ajaloost. Nii et võib-olla võtad kunagi kätte ja teed selle samasuguse raamatu ka ära. Palju õnne sulle. Aitäh. Kallis Anne, siin on nüüd öeldud ja ma siis ütlen ka, et tegelikult ma mõtlesin, et ma ei tea ühtegi inimest Maaülikoolis,
kes oleks nagu Annega võrreldav. selles mõttes, et sa oled siin õppinud, sa oled siin töötanud akadeemilise õppejõuna, teadlasena ja siis siirdusid administratsiooni, olid õppeosakonnas ja sa olid hästi selline, kuna ma tean sind ka nii ammusest ajast, kui ma ise veel Tartu Ülikoolis olin, et siis sai Annega väga tihedalt suheldud. Anne oli hästi selline avatud ja hea suhtleja, me vastastikku helistasime, ajad olid keerulised. Nii-öelda vanad ajad lõppesid ära ja uued ajad tulid, kõik oli vaja uuesti teha, siis me Annega omavahel ka vahetasime infot ja et selles mõttes no sa oled ikka tõeline EPA ja Põllumajandusülikooli ja Maaülikooli raudvara, et sul ikka kõik see asi jätkuks edasi ja siin on sulle üks selline suurem küünal, et leegiga heledasti põleks ja ole tubli edasi ka. Aitäh. Sinu pealt ma õppisin paljusid asju, nii et sina oled siin juba raudvara. Nii, mina kõnet ei pea, aga ma ütlen Annele lihtsalt, meil on üks raamat osakonnast kingitud. Siin on kirjas selline, et igaüks neist võiks kaasa aidata sellele, et maailm oleks elamiseks parim paik. See ei ole mingi budismi õpetus. Ja siis me oleme teinud selle väikse kaardi ka. Juhatad mind sohu. Soost välja ikka. Aitäh. Aitäh. Kallis Anne või Anneke, nii nagu siia sai kirja pandud. Ma hakkasin mõtlema, et millal me kohtusime. Kas sa veel Ulmas olid? Muidugi olin. No, aga mina ei mäleta seda, et me kohtusime seal, sest seal oli nii kõva praska. Ja järgmine päev oli filosoofia seminar ja mitte juttu ei saanud pidama, praska nõu oli seal veel kaasa. Aga mõtlesin, et meie vanemad on väga raskete aega üle elanud ja peres on lapsed olnud enne sõjaaegsed lapsed ja pärast sõjaaegsed lapsed. Minu õde saab 2 päeva vähem kui aasta pärast sinu vanuseks. Nii et sama viisi ja see on omamoodi suhe sellise suure kasvu vahepuul, aga elasid üle. Tema õde oli meie kursusekaaslane kahjuks. Kahjuks kursuselt ka? Ei, see, mis on toimunud, jah, ei ole enam. Ma olen mõelnud feministide peale. Kõige kõvem feminist oled sina. Sa ei räägi selle teemal üldse, aga naisõiguslane oled sa oma sisemuselt väga tugev. Väga hea periood oli, kui me olime oma ette väikeses instituudis 1994-2004. Me olime väikesed, me olime rikkad ja läksime ilusasti edasi. Ja sina juhtisid meid. Ja sul oli kuidagi nii, et sul ei olnudki vaja meid juhtida, vaid me allusime sulle. Ja kui toodi siia ülesse, või tegelikult alla, siis oleks pidanud veel minema ülespool. Aga seda jõuab veel. Ja, ma trepist iga päev käin ülespool. No, aga millegipärast oled kiiresti jälle alla. Ja, siin on päris tore. Ja, no kena. Palju õnne sulle ja tervist.
ja tänu. Ja kui keegi tahab teada, kui hea inimene mina olen, siis võtke 5 aastat tagasi agraalteadus ja lugege, kuidas Anne kirjutas minust. Ma ise ka ei uskunud. Palju õnne sulle. Nii, armas Anne, jumal tänatud, et sa olemas oled. Sina olid mulle selle õppepoole mentoriks, kui 97. aasta dekanaadi võtmed peale kaitsmist andsid, ütlesid, et hakka nüüd tööle. Ja ise tulid siia. Ja samas kõik mäletavad sind, ka loomaarstid, minu vanused ja vanemad. Anne Lüpsik juba saab 70. Alles oli tal tund ja nii edasi. Et instituudi poolt ka sulle Toomas Tiiratson Londonis, et soojad õnnitused ja kõike paremat. Ja kuna sina alustasid tegelikult peale lõpetamist hoopis linnukasvatuse alal, siis ma eile mõtlesin, et munadepühad on tulemas ja see on selline eriline linnuke, et teist sellist kuskil ilmas ei ole. Selle tegijad on ka erilised lapsed, nii et mõtlesin, et jätan selle sulle kingituseks. Siin on siis minut ja alud. See soe süda sul ikka soe seisaks, siis on käed ja jalad peavad olema ka väga soojad, need ei ole mitte tavalisest villast, nii et palju õnne. Praegu rohkem kõnesid ei tule, praegu me teeme sankuse lähte, hakkame putrus sööma. Kas meil on noori mehi, kes teeksid lahti pudeli? Kui teie osakonnas ei ole, siis ei ole. Sina oled ju kas paneme vette või ootame kedagi üle? Saab ju veest. Poole kõrgusega. Ma ei tea, mitte aastaste tagasi on, aga tegija saatis. Jaa, sina olid ju organisaator veel sellel. Pingiliselt.